tervitused! Täna ma sõidan paariks päevaks Saaremaale. Pakkisin asjad ja võtan siis suuna sinna Haugi paradiisi, kus ma varem ei ole käinud. Haugi varem olen ainult siis mandril läänerannikul taga ajanud ja otsustasin võtta selle retke ette ja minna siis oma silmaga kaeda, kas see haugipüük seal Saaremaal on nii lihtne, nagu räägitakse. Kuigi jah, jutud lähevad seal lahku, et ühed räägivad, et Saaremaal on raske ilma kalata jääda. Mine astu lihtsalt vette ja kala hakkab muudkui tulema ja ei ole haruldased ka päevad, kus 100 haugi käib paadist läbi. Teised jälle räägivad, et ilma kohalike kogemusteta ja teadmisteta võib see kala leidmine olla keeruline ja suht õnnemäng ja võib vabalt ka tühjade kätega jääda. Et mina lähengi siis täiesti pimesi, ilma mingeid salakohti ja infot omamata. Ja nii palju olen jah uurinud, et põhiline püük käib seal lõunarannikul. Otsisingi siis ühe väike sadama ja seal kandis üles. Lähme paneme seal laagri püsti ja otsime siis lahes opis haugi ja vaatame, kui lihtne või keeruline see haugipüük, kellel varasemaid kogemusi Saaremaa vetes ei ole, siis on. Jõudsin kohale, et siin saab olema minu laagriplatsis paariks päevaks, et ei ole päris selline suvaline ranna äär Saaremaal kadakate vahel, vaid selline hooldatud ala. Aga panen siis telgi üles ja jõuame siis vaatame, mis paaril päeval, kas õnnestub Saaremaa vetest kala saada. No, väike laager sai nüüd üles seatud siin ja lähme vaatame siis, laseme kajakiga vette ja lähme siis lahe peale, vaatame, mis siin soopis toimuma hakkab. Aga ei, võtame vabalt, lihtsalt selline olemine, puhkus ja mingid pinged ei hakka peale panema. Lähme siis stardime. Paneme siit väikeste laidude vahel lahes oppi ja pärast lähme vaatame välja poole ja vaatame, palju me täna jõuame, siuke pool päeva, homme siis terve päev. Juuli teine pool siis ja siin oli nüüd mõni päev selliseid väga ebastabiilseid ilmasi. Meenutas sügist, vihma tuli, kallas ja tuul, et nüüd tulevad siin esimesed stabiilsemad ilmad tagasi. Üle mitme päeva näeb päikest ja temperatuurid jäävad juba sinna paarikümne ligi. Ja siin mingi paat tuli ka sealt sadamast välja. Tulin siia ühe väikse laiu juurde ja siit
kaldast vaatasin, läheb üsna järsku sügavaks, aga proovin siit äärt mööda praegu. Siin on siuke pool meetrit vette pikki seda ranti siit. Noh, tugev kivine põhi ja siin on suuri kive ka paistab, et teeme siis esimesed visked. Tulin sealt ära, siin üks mingi kruusasem nukk ulatab veest välja ja natuke madalama. Kivi juures hüppas mingi kala, tegi suure plärtsu, ma ei tea, mis see oli, aga siin tundub selline esimene madal jah, kruusasema põhjaga maastik all olevat, et vähemalt minu jaoks tundub see ahvatlev olevat proovida siin. Okei, siin sai loobitud küll. Kala ei näita ennast, ei hakka siis aega raiskama. Leidsin nüüd veel ühe ääre siin, kus on, tundub olevat sellisen eledam laik natuke pikemalt ja kruusane põhi ehk pikemalt madal. Tasub ka kindlasti läbi proovida siin. Nii on kala. Ja võttiski. Opa, jess. Esimene võtt. Aug olemas. Opa. Nii. Siukene mõõdupoist täitsa, aga ei pruugigi olla. No näed, esimene saare aug. Mõõdukala on ta küll, aga kalaga on nii, et kala ei plaani kaasa võtta, et kõik, mis ma hetkel saan, lähevad tagasi. Hops, mine. No see oli selline, ma arvan, 55. Siin enne läks rabistamiseks, tõmbas vähekene veriseks. Eesmaabi peab alati kaasas olema. Et oleks mugav edasi püüda. Parem on jah, kui siukseid asju ei juhtu, aga puhastus lapiga üle ja tükki rullplaastrit endale peale ja noh, ja elu läheb edasi. Vaatame, kas oli juhuslik aug või leiame siis rohkem kuskilt kala või. Aga vähemalt enam ei saa öelda, et ma jäin Saaremaal ilma kalata. Noh, kohe ei tule siin uuesti midagi. Mitu viset teinud, aga kui ma midagi ei suuda, siis üksiku kala suudan ikka üles leida. Nagu tavaliselt. Igati ilus selline tugev kruusane ja natuke suuremate kividega siin vaheldumisi põhi. Ainult, et hetkel näitas siin üks aug ennast. Noh, ma siin väikse ala peal olen paarutanud ja aega kulutanud, aga rohkem siit ümbruskonnast ei leia küll kala. Tulin
siit laiust natuke eemale vaatasin, siin oli ka sükene no alla meetri veel vett. Ideaalis võiks siin madalam olla, aga noh, proovime. Pealt käima, aga tuli üks päris kobe auk siit nüüd. Ja see on korralik. Lõhub küll seal. Vähemalt korralikum kui see eelmine. Oli pikk paus, aga näed, jäin siia passima ümbruskondasi. Noh, see on juba ilus. Ilus on kala. Moka otsast on kinni. Võtame ta korra kahva siis. Poolteist kilo. Laseme ta vabaks. Noh, aps. Head teed. Noh, tuul puhub siia peale. Vaatame, et äkki liigub siia poole rohkem. Järgnevad visked. Mingit haugiladu ei ole. Täna ei ole niimoodi aega pikalt. Ehk homme siis rohkem vaadata neid kohti läbi. Järgmine tuli, võttis uuesti. Jep, ohoo. Midagi taolist jälle. Tundub, et Saaremaal vist on 3. kala ja pluss 1 võtt veel. Noh, tal on see lant üsna sees suus. Ta nüüd natuke väsib. Toome ta siia poole ära. Oi, ai. Tal oli lant nii sügaval neelus. Ma ei hakanud seda janti siin filmima, aga tükk tegemist oli, et see sealt need 3 kolmikut kätte saada ja tal et sellest kalast enam mööda seda külge jooksis veri ja sellest kalast elulooma ei tule enam, et mul on, ma fileerin ta ära, võtan oma kaasa, et kuuler on mul seal telgi juures olemas, et panen sinna, et äkki homme panen panni peale siis, aga puhastasin selle kala ära ja teeme selle siis panni peal ära. Vaatame homme näiteks. Ma teen siin mõned visked veel, enam kauaks täna ei jää, et lähme lihtsalt tagasi ja teeme mingi hetk süüa ja
et homme võib-olla vaatame siis hommikupoole vähe pikemalt ringi. Aga kui nad siin niimoodi neelu hakkavad võtma, siis peab selle midagi landi, mingi muu landi panema või sellel jah, Westini slaideriga püüdsin seal, noh, need mõlemad kõhualune ja saba juures 2-2 kolmikut on ikka liiga palju võib-olla, kui ta nii ahnelt võtab, aga panema võib-olla mingi rohuvaba pleki. Et loobime siis mõnda aega siin samas kohas ja kui tuleb veel võttu, siis tuleb ja kui ei, et siis täna liigume vaikselt ära ka, et eesmärk ei ole jah, siin ennast ribadeks piitsutada. Ja ongi ju kohe jälle, no siin on, ma loodan, jep, siuksed parajad kõik, jäävad see mõõt sinna kõigil sinna 1,5 kilo kalad. Ma loodan, et see kurgus ei ole, et saan ilusti ära vabastada, kui on, siis ma pean hakkama välja mõtlema midagi. Õnneks selle saame rahulikult vabaks lasta. Aga siis 4. kala. Nüüd peale sellega mässamist ja puhastamist esimene vise siin oli niisugune samasugune. Õnneks on moka otsast. Saame ta kohe vabaks. Nii. Vaatame, kas jätkub see võtt, on siin kala rohkem või nüüd oli 2 viset vaikus, et päris actioniks ei läinud. Proovime veel siit mõnda aega, kas saame võttu ja kui jääb vaiksest, lähme lõpetame tänaseks. Talgus on sisse tehtud ja Westini slaiderist tein ilma, kuna ma ei tea, landilõks oli lahti tulnud ja pääses siit ära siis. Mis see Salmo slaideri siis teeb. Mul on siin saare slaideridega lantides puudust ei ole, aga jah, see ainuke Westin sai prooviks ostetud, töötas küll. Kahjuks ei saa sellega oma püügiretke enam teha siin sellel korral. Proovime plekki ka korra. Mis sellest arvatakse? Ei võtnud lanti ka, panin ühe heledama slaideri veel. Teeme sellega ka mõned viskid ja siis lõpetame tänaseks ära. Puhkame lihtsalt homseks välja ja võib-olla jõuab rohkem kohti katsuda. Noh, anname korra professorile ka võimaluse. Kui võta võib eeldada, et siin kala ei ole. Loodame vähemalt nii, et asi ei olnud puhtalt Westini landis mul. Seda rohkem ei ole. Hea küll, aitab tänaseks. Lõpetame ära ja niisama peab ka puhkama. Nii, olemegi nüüd tagasi kodus nii-öelda. Väike püügipäev on selja taga ja külm olu on välja teenitud.
aga teeme siis väikse söögi ka ja õhtuks siin. Homme vaatame, jõuame võib-olla grilli ka teha praegu kiirelt siit. Seda asjade alt üles leian, mis sai kaasa pakitud. Priimuse peal lihtsalt pannile, mis see on, tomatine veiseliha pasta. Selle saab kiirelt soojaks ajada, ei ole täna rohkem muret. Täna siis esimene päev, ma jõudsin peale lõunat siia, siin läks ka omajagu aega, asjade lahti pakkimine, telg püsti ja nii edasi ja jõudsin siis ikkagi mõne tunni seal sopikeses veeta, et paari koha peal sai seal loopida ja jäin seal ühe kivisema madaliku peal kauemaks pidama, et 5 kontakti tuli ära, et midagi vähemalt oli, et päris ilma kalata ei jäänud, et see pinge on maas nüüd. Aga vaatame, mis see homme teeb, et homme lähme hommikul peale ja et äkki on parem, ei tea, võib-olla on halvem. Ja otsib võib-olla siis rohkem kohtasi ka. Ja homme ka, et võtame vabalt niimoodi elu eest võimlema ei hakka, et kui kala ei ole järgmise platsi peal, et ega selle kajakiga pole mõtet ka niimoodi üle tõmmelda. Et nagu mootorpaadiga, et aga paned kilomeetrid edasi ajad mööda lahte kala taga. Et on nagu on ja selline chill puhkus lihtsalt. Hommikkel on 7:30. Öö oli suht pikk ja uni oli magus. Väike hommikusöök ja jõuame ikka 9 paiku merele. Lähme vaatame, kui palju kala ennast täna näitab. Täna on selline pilvealune ja kergelt tibutab, aga hästi tuulevaikne on. Vaatame, kas kalal on rohkem isu. Kui rääkida varustusest, et meres haugi püütakse reeglina sellise 2,7-3 meetrise kuni seal ligikaudu 40 grammise testiga ridvaga, siis täna keerame seda asja ka natuke tagurpidi. Mul on UL ritv, millega ma käin jõe peal 3–15 grammi ja sellega loobime popperit ja see popper lendab sinna otsas vaatad paremini kui mõni Black Lant, siukse klassikalise haugi kaika küljes. Et proovin seda popperit pärast seal, kus eile kala näitas kõige esimesena, vaatame, kas see seal midagi võiks teha. Siin on selline mudane ja pehme pinnas, et ma ei viitsi siin kaua aega veeta. Tugevamat sellist kivisemat pinnast otsima, et nendesse mul palju rohkem usku. Noh, siin mulle meeldib juba palju rohkem. Okei, paneme siit slaideri teele siis. Viskame sektori läbi ja liigume edasi, kui ei ole võttu. Nii, koha vahetus. Siin tundub ka selline tugevam põhi ja selgem vesi. Prooviks korra siin popperiga esmalt läbi, kui ei võta, siis
proovime ikka klassikaliselt püüda, slaiderite ja plekiga. Võttis popperi ära, aga noh, võttis ära popperi jah, aga ta ei pannud laksuga pinnalt, vaid pausi ajal rahulikult. Niimoodi selle uuel ritvaga tundub, et ta ei ole kõige suurem kala. Ja see on hoopis säinas. Opa. Päris korralik jurakas. Opa. Lendas vette, tahtsin siit kahva panna. Rabeles minema siit. Vaatame, kas siin on veel päris korralik kala oli. Noh, kas on veel mõni seal? Vaat ei tea jah, kas juhuslik oli säinas, aga paistab, et sealt rohkem ei ole küll võtjat, et mitu viset juba teinud siin. Noh, lähme siis slaideriga praegu. Vaatame. Pakume siis vahepeal plekki ka. Ja ongi kala. Ja kohe võttis ära. Läks ära. Äkki on veel siin. Aga ei ole rahulikult vajus otsad, ma ei saanud arugi. Slaiderit viskasin mitu korda ja popperit siin. Popperit viskasin mitu korda ja seda Salmo slaiderit tuleb välja, et siis mingi landi eelistus vist võib-olla isegi on. Ja ongi kõik selline, järge ei tule, et ei ole mingit megavõttu või kala kohal. Nii, opa, jap, tuli, võttis ära. Ikka midagigi vähemalt kobistab siin. Siuke standard jälle, kilo 1,5 tundub, kui sedagi. Vähemalt kalavõtt. See pole võib-olla mõõdukski. Võib-olla on täpselt 50, aga vahet ei ole. Õnneks sai siin paadi külje peal ise ära, väga hea. Ja põhimõtteliselt töötab see eilne koht siin, kus on seda kivist ja kruusast põhja kõige nagu laialdasemalt. Saagi aru. On kala. Oli kala. Jälle hästi vaikselt mõtlesin, et takerdub sinna taimestikku kuskile, et jääb seda vedama. Loodame, et seal on veel. Ja
ja nüüd võttis, tuli siit eest järgi mitu korda. Suurem kui see eelmine. Väiksem aug. Need on sellised mõõdupiiril kalad. Jälitas mitu korda, pani tonks. Ja teed. Ja ikkagi väga madalas. Kuni poolemeetrises vees. Hele ja tugev põhi. Läänerannikul, mandril on mul ka need kõige rohkem nagu istunud. Võib-olla mujal ka kala, aga noh, ma ei tea, mul eriti ei meeldi sellises sügavas. Nii siin võtavad juba langemise pealt, panin viske, hakkasin, sättisin korra endal siin kaamerat, tegi pausi ja siis kerisin ja ridvas jonksatas juba sealt tagant tuli, aga nii, võta, see oli korralik, see on korralikum. Jah, see juba sõidab rohkem. Noh, korralikum sellest arvestades, mis siin on olnud viimased paar kala. Nii. Selline 1,5 kilone ma pakun on seegi. On väga ahva ära, tal on natuke ka, pole päris moka otsast, parem vabastada siin. Selle kala olen sunnitud kaasa võtma, konks oli nii sügaval neelus, et ma ei hakanud seda üldse siin näitamagi konksu eemaldamist, et külje pealt jooksis veri välja ja surmasin ta ära, et selle siis fileerime ja soolame ka ära, läheb kuulerisse, et plaan oli lihtsalt jah, CR püüda nii öelda. Aga kui see niimoodi jätkub, siis ma lõpetan püügi ära, et rohkem ma kala kaasa ei taha ja neid tappa niimoodi. Kui on moka otsas kinni, et sa saad ta kiiresti vabastada. Lõpetasin seal püügi ära, et kuna ma kala jah, ei plaani kaasa võtta, siis see püüa ja vabasta stiilis hakkas neid kalu seal niikuinii surmama, et juba eile siis ka, täna ja juba ka üks avi siis neelas endal nii neelu selle, et oli plaan ta vabastada, aga eluloomadast ei saanud ja võtsin siis selle ka ära kaasa. Et niin fileerisin need ära ja kuulerisse soolaga, et peavad seal paar ööpäeva vabalt. Aga jään üheks ööks veel Saaremaale, et teen siin väikse grilli ja ööbin ühe öötelgis ja homme kondan niisama veel saarel ringi. Aga selleks korraks on minu Saaremaa haugipüük purgis, mitte siin. Ja ütleme, et puhtalt püügi poole pealt võib ju öelda, et läks tegelikult korda ilma igasuguse ööltöö ja kohapealse infota oli see minu meelest normaalne tulemus, et esimesel päeval käis siis, oli vist viis kala, käis kajakis
ja teisel päeval oli siis 4 kontakti pluss säinas ja selle põhilise püügiala sain ka kiirelt kätte sealt. Aga minu jaoks tekkis üks, seal püüdes enda üks tõsine mõttekoht, et kuna mul oli plaan teha siis catch and release ehk lihtsalt püüda ja vabastada, aga kuna paar augi olid nii altid sügavale neelu oma lanti võtma ja siis kui ma näen lihtsalt, et nad vabastades ellu ei jää, siis minu jaoks kaob igasugune mõte ära see püüa ja vabasta, et lihtsalt kalu niisama tappa. Aga minu jaoks on õppetund käes, et tuleb järgmine kord lihtsalt seda varustust korrigeerida, ma ei tea, konksudel kidad maha ja ilma kidadeta konksud ühearulised, et mida iganes. Aga kogemus oli ikkagi tore siin Saaremaa vetes ka ja loodus on imeline ja homme võib ju rahuliku südamega otsa mandri poole tagasi keerata. Mis seal ikka siis? Aitäh Saaremaa, aitäh sulle, et olid kaasas sellel hetkel. Järgmise korrani!